kiired kontaktid ja möödasõidud ja tulemus võib muutuda iga ringiga. Et selline see rallikas on ja Nii, Maikol on elu põnevam kogemus just tehtud, et esimene sõit esiveolisega. Maiko, mis emotsioonid on? Kuule, päris vahva tunne oli seal esimeses kurvis olla juba, et ma ei uskunud, et see nii hästi nii-öelda edasi läheb ja peale esimest ringi juba hakkasin nautima sõitu ja tunnetasin autot, nii et väga lihtne oli sõita sellega ja väga mõnus isegi. See on vist nagu esiveolis on see, et nagu seda rooliga sudimist on tegelikult üllatult palju nagu. Ei ütleks, eks tagaveolisega ole sama palju või neljaveolisega, aga sellest keerad sinna ja ta läheb sinna ja sõidab, et väga lihtne oli nii-öelda juhitavuse poolest, et kui tagaveoline või neljaveoline. Ma vaatan, et sa panid sellele pillile oma sellise väikse autogrammi ka sinna esiosale ära. Ei, muidugi kohe, kui nii-öelda teine ring hakkas, siis läks nagu see võistlustrajektoor nii-öelda käima ja siis ikka nii-öelda vanad harjumused ole juba siin olemas, kus lõigata saab ja kus ei saa, nii et väike ja märge jäi peale. No siin nüüd mingi piloot siis Corneri sarja võitja läheb sellega startima, et siis kiidad siin Raassila karika etapil septembris, et kiidad nagu heaks pilli? Kindlasti. No siin erinevates pillides rääkides, et kuidas sul endal üldse on? No siin raja peal praegu seal ma vaatan näiteks Peegi crosskart pargib seal, et kuidas sul üldse erinevate selliste nende rahvakrossi ja rallikrossi pillidega on, et näiteks kas crosskart on kunagi tõmmanud? Kindlasti on tõmmanud, olen isegi saanud proovida Elva Kulbiloo raja peal. Väga meeldib, et iga nii-öelda võistlusmasin näiteks rallikrossis, eks iga masin ole erinev ja ma arvan, kui õpid sellega sõitma, siis on kõigiga nauditav sõita. Loomulikult, et kas näiteks seesama valge PEM seal ka? Endalgi PEM garaažis ootab tegemist, nii et vaatame, mis järgmine aasta saab. Laada ka vist või? Ja Laada on valmimas, et kõik projekte on palju, et nüüd on natuke aeg maha võtta ja natuke nendele ka keskenduda. Kuna siin Pädoki peal on tegelikult neid autosid nii palju, et mis sa sellest autost arvad seal? Mingi no jah. Kuidagi tuttav auto on, ei tea küll, kelle oma. Ma ei tea, kuidas see siia sai, aga väga vägev. Pole ammu näinud teda. Vägev. Nii efektset avamist ei ole veel näinud. Kurat, te teadsite? Te teadsite? Ei, ma ei teadnud mitte midagi. Mul on nii halb pokerface. Nüüd ma hakkan mõtlema tagantjärgi, kes kuradi mul telefoni näitanud ja asju ja ei rääkinud midagi ja juba mõistan. Jaa, et Maiko, see ongi tegelikult, see ei ole mingi hüvasti, et sellega, see on vaheavõtupunkt ja see on tegelikult sinu pere organiseeritud viis sulle öelda aitäh selle show eest, mis sa oled siiamaani pakkunud, aitäh nende emotsioonide eest, aitäh ka meie poolt selle inspiratsiooni eest, mis sa oled täna meie osalejatele pakkunud. Ja lihtsalt sul on see mootorisportlase vaimsus on see, sa jätka samas vaimus, kindlasti teed ägedaid asju, aga täna on lihtsalt üks väike vaheavõtupunkt ja seda kõike nautida. Ja ei, suured tänud kõigile, kes on mulle toeks olnud ja selle teekonna peal abis olnud ja kaasas käinud, et see on väga ilus teekond olnud ja paneme korraks selle pausile.
kindlasti ma rallycrossis kaugele ei lähe, et tegelen sellega edasi, aga lihtsalt korraks on vaja aeg maha võtta enda jaoks ja nagu öeldud siin loengus, et 10 aastat on tehtud, et natuke pausi kulub asjaks ära ja siis paneme edasi hooga. No sul on väga head inimesed ümber, et Noora tegelikult võttiski minuga siit paar päeva tagasi ühendust ja siis juba siis su papsi Aavoga nagu panime siin eile selle masina paika ja siis täna terve päeva oleme üritanud siin poker face hoida, et ma mõnele inimesele sõnnud, et kuule, et sa saladust oskad hoida, aga ei, siin mingit saladust pole, et ainuke asi, mida see kõik näitab, on see, et su ümber on väga palju häid inimesi. Ja neid on mul väga palju ümber ja nad on väga kallid mulle. Ja no sellest masinast endast rääkides, et kui sa nagu praegu seda siin vaatad, et kas on nagu mingi mälestus, mis nagu domineerib, mis tuleb nagu esimese hooga nagu niimoodi meelde, on see Riia näiteks? Ei, kindlasti Riia nagu esimene nii-öelda mälestus, mis kohe nagu tuleb, sest see on nii värske olnud, et 2-3 nädalat tagasi alles võistlesime. Aga ei, kõik see nagu, ütleme, auto võtab kõik kokku see 10 aasta, et mis me teinud oleme, nii et see võtab 10 aastat võtab kokku kõik minu karjääri, et see on minu tipp ja seal, kus me tipus käisime, nii et see on olnud vägev. Vägev ja siit, kas kui sa sellest autost nagu endast, et kas rääkisid seda ka, et 23 ei osanud üldse seda, no ei teadnud, mis seda nagu seadistada teha, et kas sa võid öelda, et nüüd praeguseks sa jõudsid sellega sellisesse sweet spoti? Kindlasti. Ma arvan, et mingid asjad jäid kindlasti nii-öelda võib-olla katsetamata või proovimata, aga selles suhtes ma arvan, et jõudsime suht kaugele selle autoga. Et ma teadsin, et rehvid on alt, rattad on alt ära ja mordid on alt ära, aga no näed, tegelikult on terves tükis, et ma pole ammu näinud seda autot, nii et jah, ei vägev. No Maiko, et nüüd siis viimase asjana veel, et kuigi amortid, ma saan aru, et seda ei tohi hakata sudima, aga tegelikult sa saad sellega täna ühe tiiru ka teha. Nii või? No sellepärast EMS mulle võidusõidukindad veel järgi saatis. Okei. No siis tuleb käima panna ja tiiru teha. Tuleb käima panna ja seda on meil kindlasti meil ka privileeg vaadata ja privileeg üldse su teekonnaga kaasas käia. Ma olen kindel, et ükskõik millised need peatükid siin edaspidi on. Noh, võib-olla kui sa siin näiteks, ma ei tea, mingi estikaid paned selle BEM-iga, et siis saad jälle näitlemise üles võtta või rohkem tõmbab nagu põllu peale kombainiga? Ei, eks tööd ole ikka vaja teha ja autosport ei jää kuhugi kaugele, et arendan enda tiimi Tamm Racingut edasi ja see on kindlasti üks asi, millega veel tööd teha, et see ei jää küll kuhugi, et autospordiga olen ikka seotud ja korra näpu andnud, siis on terve käsi läinud, et ma arvan, sa tead omast käest. Tean ja sinu kõrval sõites ka ma tean, millise ägeda sõitjaga on sinu puhul tegemist. Veel kord, see on täna lihtsalt väike vahevõtupunkt, tähistamine ja Maiko, sul on väga äge kaasa, väga äge pere, kes hoolivad sinust ja naudi tänast päeva veel selle masinaga. Suured tänud teile ja neile. Aitäh. Aitäh sulle, Maiko. Mm-hmm.